Tere! Endiselt olen Anu. Oleme täna jälle Ülikooli muuseumi hoidlas ja ma tutvustan meditsiinilisi õppevahendeid. Järgmisel korral räägin ma seda, kuidas selle masinaga tehti tablette. Seekord tutvustaksin füüsilist antropoloogiat. Nimelt, 19. sajandil oli selline arusaam, et inimese iseloomu määrab ära ainult tema bioloogia ja keskkonnal ei ole selles mitte mingisugust rolli. Üks esimesi teadussuundi, mis hakkas inimesi sellest lähtuvalt uurima, oli frenoloogia. Selle järgi tuleks katsuda inimese koljut ja siis saab teada vastavalt sellele, kus on mõni muhk või lohk, kas inimene on näiteks loominguline või saab temast hoopis kurjategija. Samuti oli teadlastel selline huvitav hobi, et nad üritasid endale saada koopiaid kuulsate meeste koljudest ja seda siis frenoloogiliselt uurida. Näiteks Ülikooli muuseumi kogudes on koopia Immanuel Kanti koljust. Arenes antropomeetria, mis tähendab inimese mõõtmist. Selle kõige levinum meetod oli kraniomeetria ehk kolju mõõtmine. Näiteks võeti kätte selline riistapuu, siia pandi inimese pea vahele ja siis need pulgakesed liikusid vastavalt sellele, mis kujuga kellegi pea on. Samuti kasutati mõõtmiseks sellist sirklit. Sajandi lõpus tegeles teadus väga usinasti ka rasside uurimisega. Tartu Ülikoolil oli samamoodi erinevad rassimudelid, mis aitaks üliõpilastel teada saada, kuidas need välja näevad. Muuseumi kogus on ka selline väga kena juuste näidis. See ei ole pärit mitte juuksurisalongist, vaid see on teadusvahend ja selle järgi siis saab määrata, millisesse rassi keegi kuulub. Nagu näha, siis sinist värvi siin ei ole, nii et sellest me saame teha ainuõige järelduse, et sellelt planeedilt mina ei pärine. Aitäh ja kohtume järgmine kord!